Tere, Karmo! Mul on südamest hea meel, et sa tulid meiega jagama rikkuse saladusi ja ka enda teekonda ja enda mõtteid. Et sina toimetad Karmo Kivi coachingus. Mida sa teed seal? Aitan inimestel muuta oma iganenud mõttemustreid, sest inimesed on nii, kuidas ma ütlen, väikse silmaringiga. Nad näevad ainult ühte konkreetset asja, mida nad kogu aeg harjunud nägema ja siis nad lähevad ühte sama rada. Mina ütlen nagu hobused klapid peas, käivad ühte rada ja siis loodavad, tuleb paremaid tulemusi, aga tegelikult nad jätavad kõik kasutamata võimalused, mis nende elus on. Kuidas möödus sinu lapsepõlv? Kui palju teie rääkisite oma kodus rahast või ei olnud see teemaks või oli teemaks? Korter on ju olemas, sest seda jagati kõigile. Auto tuli, ma ei mäleta, mis aastaga, kui vana ma olin, siis tuli auto perre, aga vanaemal oli väga hästi, sest ta oli töö eesrindlane. Talle jagati kogu aeg siis neid medaleid, vaata nagu nüüd ordenid olid ja siis talle jagati autoostu lubasid, sest see oli ju tol ajal autot ei saanud ju niisama osta, issand hoidku. Sul oli luba vaja selle jaoks, mitte nagu praegu lähed poodi ostad. Aga nagu putsast puudust ei olnud, ema oli poes tööl, vaata, siis tal ongi ajal sai ka ikka süüa. Aga kunagi rahaga üle ei olnud, et saaks osta midagi või niimoodi. Kogu aeg oli ikka selline, nagu saan hakkama, nagu praegu, ma arvan, et praegu ka umbes 90% inimestest saavad hakkama lihtsalt. Aga mis mõtteviis või mis uskumused sinule tulid kaasa ja kuidas sa siis hakkasid edasi liikuma? Raha on paha. Rikkad on koledad, nad varastavad, nad valetavad. Aga kes seda sulle rääkis? No, mis sa arvad? Ikka lähedased ikka. Aga mis sa arvad, miks nad seda rääkisid? Ma arvan, et see on ikkagi kadedus. Enamus inimesed, kes räägivad, et ma ei tea, ma ei hakka Eestis nimesid nimetama, võib-olla keegi solub, aga tegelikult need inimesed on ju näinud vaeva, nad on arenenud, kasvanud, et selleks jõudnud sinna, kuhu on jõudnud. Kindlasti on inimesi, kes on ka valetanud ja vassinud, aga ma arvan, et see on kaduv väike osa tegelikult. Pigem on ikkagi need, kes nagu teadlikult arenedes jõuavad sinna, kuhu nad tahavad, nad on väga head inimesed. Nendega on hea lihtne suhelda, nendega on hea lihtne koostööd teha. Nad peavad erinevad siis nendest inimestest, kes tavaliselt ei suuda otsustada, nad peavad oma otsustest kinni. Sa võid ette leppida kohtumisel mitu kuud. Nad on täpselt õigel ajal kohal, aga teistele pead kogu aeg meelde tuletama, kas sa ikka mäletad, et me pidime kohtuma? Oi, unustasin ära. Aga need, kes on edukad, nad teevad otsuse, nad panevad selle kirja, nad teevad ära. No just, ja tegelikult ka see, millest me siin sinuga täna rohkem räägime, on ka otsuse tegemine. Aga lähme natukene veel tagasi. Tõesti, millised olid sinu otsused, sinu mõtteviisid, sõbrad, kes sind ümbritsesid, kaaslane? Mis elus toimus? Mina ise ei mäletanud seda, aga mul ema ütles, kogu aeg ütles, et palgatööl sa küll käima ei hakka. Aga ma käisin seal ikka päris mitu aastaid, aga meil onu hakkas oma ettevõtet rajamis, kui see kõik lagunes kokku Nõukogude Liit. Ja siis kõik hakkas talle vaatama niimoodi viltu, et mis asja ta teeb, oma äri ja nüüd tal pole aega enam meie koos istuda. Põhimõtteliselt tähendas seda, et vanemad räägivad, et nendel pole aega koos juua enam. Nagu ikka maakohtis ja linnades. Ja siis muidugi muutus ju onu pahaks, sellepärast, et aga tegelikult aitas hästi paljusid. Oli hästi sõbralik kogu aeg abivalmis. Tal lihtsalt ei olnud tahtmist enam istuda selles seltskonnas, kus ei räägitud tegelikult mitte midagi peale kirumise ja vingumise. Ta ei tahtnud seal olla. Ja täiesti aru saada, tal olid omad eesmärgid, ta tegutses selle nimel. Ja siis ikka meile räägitakse, käi koolis, saa haridus, siis tee karjäär. Kõik on kuulnud seda asja. Kõik sai tehtud. Ma läksin keskkooli, ma ei teadnud, miks ma sinna läksin, sest üldsuse surve on ju nii suur, õpetajad ja vanemad ja ikka sina lähed ju keskkooli, kuidas ma siis ütlen, et ma lähen ja lähed keskkooli, siis hakatakse rääkima, nüüd sa ikka lähed ju ülikooli, muidu sinust tuleb ikka see labida mees. Mõtlesin, lähme siis ülikooli, millisesse, ma ei tea. Viid paberid suvalistesse sisse, nagu enamus Eesti õpilasi suvalistesse ülikoolides peaasi kuhugi sisse saaks. Ja siis jalutasin ja siis tulevad sõbrad vastu. Mis sa teed? Mõtlesin, ma ei tea. Käisin just ülikooli, tahtsin minna, aga need katsed olid küll imelikud. Ja siis ütlesid, lähme merekooli. Mõtlesin, mida me seal õpime? Tüürimeheks. Saaremaalt, sõpradega koos. Miks mitte? Lähme sinna, siis selgus, et kuna nendel olid medalid keskkoolist, mina ei ole kunagi pingutanud selle nime, et mingid medalid oleks, siis nemad said ilma katseteta sisse. Mulle öeldi, mul on katsed, mõtlesin, aitäh jälle. Aga need olid palju lihtsamad. Vene keel, matemaatika ja inglise keel vist olid. Tehtud said, sisse sain.
siis sa käid seal koolis ja saadki aru, et tegelikult see ei ole see, mida sa tahad vaata. Ehk koolisüsteemis ei räägita sulle mitte midagi sinu enda kohta, kuidas tulemused tegelikult tekivad, mis on otsustamise tähtsus, sinu minapilti, mitte midagi ei räägita. Pigem on see, et kahjustatakse sinu minapilti, tehes sulle sellised alandavad mingeid märkusi asju vaata teiste ees. See tegelikult kogu aeg koguneb lapse sisse ja lõpuks ta ei usugi endasse. Ja ta lihtsalt võtab vastu esimese suvalise pakkumise ülikooli, töökohta, peaasi, et saaks minema sealt. Ja siis hakatakse ka õpetama seda, mida on vaja, ehk kuidas mõte loob, kuidas inimesel on kõik võimed endal olemas tegelikult. Ja mulle väga meeldib see Napoleon Hilli lause, et haritud inimene ei ole mitte see, kellel on palju üld- ja erialateadmisi, vaid see, kes on arendanud oma mõistuse võimeid nii, et ta võib saavutada kõike, mida ta soovib või sellega võrdväärselt ilma, et ta rikuks kaaskodanike õigusi. Just, väga kaunis. Juba hästi öeldud, et ongi mõistuse võimeid. Aga kui palju meil räägitakse koolis mõistuse võimetest? Või mis asi see mõistus üldse on? Kui peaks nüüd meenutama, siis ma ei mäletagi tõenäoliselt, kas meil isegi mõistusest räägiti. Ei, absoluutselt mitte. Võib-olla puudutati seda, et meil on aju pea sees ja et mis ta siis teeb, aga et tõesti rohkem siis rääkida ka sellest, et mida siis aju teeb ja sinu elus korda saadab. Absoluutselt, et aju on kataloog, seal on salvestunud mälupildid ja vastavalt sellele, millest sa mõtled, siis tuleb kas head või halba välja. Ja kuna sinna on ladestunud palju rohkem halba, sest meile lapsest peale hakatakse rääkima, vaata, milline ta välja näeb. Vaata, mida ta valesti tegi. Aga kunagi ei panda tähele, mida ta hästi tegi. Ja siis laps õpibki märkama igal pool halba. Ja kuna ta ladestub seda nagu halba nii palju oma alateadusse, siis tegelikult, mida see tesil tuleb kogu aeg alateadus. Vale. Ta teeb valesti. Selles mõttes öelda, issand, kui äge sa, vaata, mida sa teed. Just, et see hakkab ju tegelikult päris varakult pihta, et me ei julgegi teha otsuseid, mis meid ennast kannavad ja tehaksegi sellised otsused, mis on justkui teiste huvides, aga mitte iseenda huvides. Peaasi, et õpetaja midagi ei ütleks. Peaasi, et vanemad midagi ei ütleks. Mulle ei meeldi võib-olla käia, ma ei tea, rahvatantsus, ma tahaksin käia hoopis kaardivõistlustel. Ja siis öeldaksegi, et aga meil ei ole selle jaoks raha. Lähen siis rahvatantsu, sest ema tahab. Kui sa oled laps, siis vanemad ütlevad, kuula, mis ma räägin. Vaata, mis ma sulle näitan, siis me läheme kooli. Mis õpetaja ütleb, kuula, mis ma sulle räägin. Vaata, mis ma sulle näitan, siis me läheme tööle. Mida ülemus ütleb, kuula, mis ma sulle räägin. Vaata, mis ma sulle näitan. Ehk tegelikult meid ei õpetata mõtlema. Meid õpetatakse, mina ütlen selle kohta robotiteks. Ole sõna kuulelik, nagu kutsu, au. Tee seda, mida ma ütlen ja siis on kõik hästi. Et tegelikult see enda mõtlemine võetakse täiesti ära vaata. Ja siis me tegelikult imestame seda, et miks on oma ellu seda rikkust igas võtmes keeruline luua. Absoluutselt, kui me oleme ümbritsetud kogu aeg inimeste, kes räägivad, et pole võimalik, ei saa, pole raha, siis kuidas sa hakkaksid ühel hetkel mõtlema, et issand, hoidku minust võib tulla miljonär. Sa vaatad võib-olla filmi, vaatad, tahaks ka niimoodi, aga see pole minu võimuses. Ma elan ju Pärnus, ma elan ju Tallinnas, ma elan, ma ei tea, Kihnus, ma ei tea, kus kohas on ju. Aga tegelikult ju praegu on olemas leiutatud, olete kuulnud internet. Ma võin teha e-poodi ükskõik omamata ühtegi toodet ja ma teen e-poode. Ma võin teha, ma ei tea, krüptoraha investeeringuid, ma võin teha forex tradingut, ma võin teha jagamisplatvormidel oma tehinguid. Issand, hoidku internet on ju sinu käsutuses, meil on kõigil telefonid olemas. Aga nüüd praegu, Karmo, kuidas sinu tee üldse Bob Proctorini jõudis või et kust sina selle otsuse vastu võtsid? Oi, ülemus kinkis üks jõuludeks, see oli 2006 vist. Ma arvan, et sa oled kuulnud The Secret. Just. Saladus. Ja sinna peale oli seal ise krätsitud must-valgelt oli peale kirjutatud hea elu saladus. Andnud siis jõulupreemiat vähemalt. Ei anna mingi DVD. Läksin koju, panin panema, järsku mingi äge film, et hea elu saladus. Vaata, mingi vennad räägivad, mõtte, jõud, sa võid luua, mida tahad. Panin sahtlisse tagasi, ütlesin, et ja, muidugi võin luua, mida tahad. Ülemus dikteerib, palju ma palka saan, kus ma käia tohin, millal ma käia tohin. Ja ma saan ise luua kõike. Ja aastat 2016 alguses mõtlesin, nüüd on see, kus on läbimurde aasta, vaata, nagu aega muutustaks. Ja siis ma hakkasin kodus sahtlit koristama ja ma leidsin hea elu saladuse. Aga kuna otsemüügis on hästi suur nagu osalus või tähtsus enesarengul, et sa hakkadki teistmoodi mõtlema, siis kui ma nägin seda filmi nüüd, siis 10 aastat hiljem, siis oli
päriselt ka nii lihtne ongi või? Ja siis ma muidugi guugeldasin kõiki neid, kes seal Saladuste filmis on, Assarafid ja Bob Proctorid ja Vitod ja ma guugeldasin neid ja siis kuidagi Bob vaata oli hästi sümpaatne, see on ikkagi vanem mees, elukogenud inimene ikkagi. Ja siis ma ostsin tema esimese koolituse online'is. Mäletan täpselt, mul raha ei olnud, aga 147 eurot oli. Ma mõtlesin, mis on edukatel inimestel teistmoodi kui minul on ja kas ma käin niimoodi. Ja mõtlesin, okei, nendel on oma meeskond, nendel on oma mentor ehk juhendaja ja nendel on meenetu ihaldus. No mõtlesin, minul sellest ihaldusest nagu puudust ei ole. Et selle poolest nagu jänni ei jää, aga mul on vaja head juhendajad, vaata, kes annakski mingi konkreetse süsteemi, vaata. Et kaua sa vaatad YouTube'ist, ole positiivne, mõtle positiivselt, mediteeri, loe raamatuid. Ma usun, et Eestis on 100 000 inimesi, kes loevad eneseabi raamatuid ja tegelikult ei jõua mitte kuhugi. Aga miks see nii on? Nad loevad raamatut, nad ei saa raamatust aru, nad ei rakenda raamatut. Ja kui inimesel pole pilti mõistusest, siis tal ei ole nagu mitte midagi toimetada, see on nagu anna elektrikule idee, et ehita mulle midagi. Bob Proctori koolitusel esimene asi, mis ta näitas oli, tegi sellise mehe. Ma mõtlesin, päris lolliks läinud 82 aastal ikkagi, et natuke see niimne juba. Ja ütleb, et see ülemine ring on mõistus, alumine on keha. Ehk paneme siia M-tähe siis. Mõistus ja keha. Ja mõistus on liikumine ja see tegelikult väide või tõestus on aastast 1934, kus doktor Truman Fleet siis ütles, et me ei saa ravida inimesi, kui meil pole pilti mõistusest, kuna inimene mõtleb piltides. Ja me võime katsetusi teha, kui sa mõtled kahvli peale, tuleb pilt või tuleb sõna kahvel. Aga mõtle mõistuse peale, tühjus. Mis see mõistus on? Ja siis ta ütleski, see on liikumine, see on igas sinu keha rakkus on ja selleks, et kõrvaldada see segadus, me joonistame pildi. Ja ta tõmbas siia vahele joone. Ta ütles, see on teadvus ja see on alateadvus. Inimesed koguvad teadmisi ja see jääb kõik siia. Siia kõik need raamatud, mis nad loevad. Ja sa võid lugeda palju tahad neid raamatuid. Paraku tegevuse eest vastutab alateadvus. Ma võin siia lugeda, mul on teadmised olemas, aga ma ei rakenda neid. Ja paraku on see, et seda teadvus ehk sinu teadmised kontrollivad 2-3% sinu tulemustest. Ja alateadvus 97-98%. Ehk probleem peitub siin, alateadvuses. Meil on vale seadistus. Meil on valesti õpetatud mõtlema valesti, meil on õpetatud uskuma valesid asju, raha on paha, raha pole oluline, edu on raske töö tulemus, me kõik oleme kuulnud neid asju. Alateadvus on tegelikult ühise energiaväli, millest me saame kõik ammutada teadvusi. Et meil on üks universaalne alateadvus, kus me saame ammutada teadmisi. Et kui Albert Einstein, me kõik teame Einsteini, kõik oleme õppinud teda, ütles väga hästi, kõik on energia, ja energia on ainus asi, mis siin maailmas on. Ja mitte miski ei teki ei millestki ega ei kao ei kuhugile. Järelikult me muundame ühte liiki energiat teist liiki energiaks. Puhas füüsika, kui sa paned, ütleme, et see metallist, paned selle gaasipliidi peale. Mis juhtub? Siin vesi sees. Me anname kuuma, ta hakkab aurustuma. Ja kui siia panna nüüd kaan peale, siis tekib siin piisavalt seda gaasi, ta kondenseerub ja muutub tagasi veeks. Ta ei teki ei kusagilt ega ei kao ei kusagile. Järelikult kõik teadmised on juba praegu olemas meil. Me lihtsalt ei rakenda neid. Me muutusime teadlikuks. Ehk me peame arendama oma teadlikkuse taset. Meil on erinevad teadlikkuse tasemed ja mida kõrgemale teadlikkuse tasemele me tõuseme, seda paremini me saame aru iseendast, maailmast ja seda paremini muutub meie tulemused. Ei pea hommikust õhtuni pingutab ninast veri väljas. Karmo, miks sa vaja iseendast aru saada? Sest kui ma ei saa endast aru, kuidas ma saan sinust aru? Siin alateadvuses on selline vahva asi, mida nimetatakse paradigmaks. Ma arvan, et see punane paistab piisavalt välja, teeme paksemad siia. See on paradigma, mina ütlen programm, see on uskumuste ja harjumuste kogum, mille teised inimesed on sul peale joonistanud ja kirjutanud. Ja kes need teised on? Vanemad, ühiskond. Ehk kui sa sünnid maailma, siis sul ei ole teadvust. Sul on ainult alateadvust. Keskkond,
inimesed, telekas, raadio, kool mõjutavad seda, mis toimub sinu sees. Nemad kirjutavad sulle peale mingi programmi, miks me räägime siin kahekesi eesti keelt? Miks me saame sellest aru? Sest vanemad kirjutasid meile programmi peale, aga raha suhtes on meil see negatiivne programm. Inimesed ei oska raha teenida ja siis kui kellelgi on, siis tahaks selle käest ära võtta. Selle asemel ise õppida raha teenima. Me konkureerime, milleks konkureerida, kui ma võiksin luua ise midagi väärtust? Aga miks inimesed konkureerima hakkavad? Sest vaadake koolisüsteemi, vaata ta jookseb sinust kiiremini, ta kirjutab sinust paremini, ta on ilusam kui sina. Meil tekitatakse see trauma. Võrdlused on kogu aeg, et sa justkui võrdled ennast kogu aeg kellegagi. Aga ainult kedagi peaks võrdlema ise endaga. Ma olen täna parem, kui ma olin eile. Ma oskan täna rohkem kirjutada, ma oskan paremini arvutada. Mitte, et näe, Peeter oskab paremini arvutada. Mis siis, et Peeter oskab? Mina oskan ka. Just. Ja siis vaata, tal on 10 miljardit teenitud või mis iganes, ma ei hakka neid nimesid nimetama maailmas. Mis vahet, et temal on see raha? Mis sa tema rahast loed? Palju sulle ma küsin alati vastu? Ja kui tema on selle rahanumbri teeninud, järelikult sina võid ka seda teenida. Sa oled ju ka inimene. Just, ja inimesed siis tihti peale läheb, et ei, mina ei saa, ma olen vaesest perest, mu ema isa oli nii ja naa ja kolmandat pidi. Vabandused. Jah, võt, mis asjad need siis on? 7. eluaastaks on inimene välja kujundatud keskkonna poolt. Ja nüüd tal tekib teadvus. Ja nüüd ta ei näe maailma oma silmadega, vaid ta näeb maailma läbi oma vaatenurkade, mida ta on kujundatud temasse teiste inimeste poolt. Ta ei näe, mis kõrval toimub, mis võimalused on, ta ei näe seda. Ta käib nagu klappide kobune. Aga mis hetkel on siis see nii-öelda nägemise võimalus või see potentsiaal, et mis peab siis toimuma ühe inimese sees, et see enamasti toimub midagi negatiivset, lastakse töölt lahti, jääd kodust ilma, siis sa hakkad mõtlema. Ennem sa ei mõtle. Sa panedki autopiloodi peal, teed kogu aeg tööd, teed asju, ühel hetkel jääd kõigest ilma, nüüd sa pead mõtlema. Tihti, kui inimesed jääd nüüd milleski ilma, on ju, siis tulevad need sõltuvused, alkoholid, need nii-öelda halvad sõbrad, halvad kaaslased, kes tegelikult justkui enam ei võimaldagi sinna poole liikuda. Kuidas nüüd teha see häkk iseenda sees, et ma selle asemel, et sinna lähen, ma teen stopp ja ma valin sinna minna? See ongi valik. Valikud saab inimene teha teadvuse tasandil. Valik. Ma pean siin tegema valiku. Sest alateadvus on nagu muld. Kujuta ette, et sa läheb peenra juurde ja peenar otsustab, sa tahad panna porgandit. Ütleb, ei, ma ei võta porgandit vastu. Ma tahan ainult kaalikaid täna kasvatada. Ei juhtu sellist asja. Just. Et kui sa mõtled negatiivseid mõtteid, siis alateadvus võtab selle omaks ja viib selle ellu. Sest ainus koht, kus ta mille läbi ta saab seda ellu viia, mis temasse istutatakse, on läbi sinu tegevuste. Just. Nii et kui ma teen valiku, aga meilt on tegelikult valiku võimalus nagu ära võetud tänu selle, mille oli õpetatud seda vaata. Ja me lähmegi selle eluga kaasa, küll ma saan hakkama kuidagi. Aga kuidas õpetada siis seda valiku tegemist? Esimene asi, otsusta ära, mida sa tahad. Aga kus ma aru saan, mida ma tahan? Karmo, ma ei tea, mida ma elult tahan. Tead küll, valetad endale. Mina ütlen alati, et inimene endale nii kaua valetanud, et aga uskuma seda, et ma ei tea tõesti, tead küll. Võta paber ja pliiats, kuidas sa tahad elada, millises kodus sa tahad elada, millise autoga tahad sõita, millistel reisidel tahad käia, millises seltskonnas tahad viibida. Tee omal shopping list. Vali välja, mida sa kõige rohkem tahad. Mis ma teha saan, et seda saada omale? Tegevuskava on ka vaja sinna taha vaata. Need inimesed, kes mediteerivad, ma tahan raha. Oota, ma vaatan vahepeal, kas tuli, ei tulnud. Ma tahan raha, ma küsin ka inimestega, mis sa tegid päeva jooksul? Mediteerisin, mõtlesin, tore, mis tegevus sa tegid? Mitte midagi, mõtlesin, väga hea, kuidas rahaga on? Kehvad lood. Et mõtted, tunded ja tegevused, kui ma panen siia kõrvale, siis meil on mõtted, meil on tunded ja tegevused. Mõte on kõige kõrgemat liiki energiavorm. Kes ei usu mind, võtke kätte Napoleon Hilli raamat Mõtlemist muutes rikkaks. Think and Grow Rich, kes jagab inglise keelt, ma soovitan inglise keeles lugeda. Ehk mida me teeme tegelikult? Energia, tunne on emotsioon, energia ja tegevus on füüsiline energia. Me saadame välja ainult üht asja kogu aeg päeva jooksul energiat. Kui ma hakkan mõtlema positiivselt, mille peale ma tahan,
ma muutun sellega väga hästi, nagu ma tunnetan, issand, see on tõesti see, mida ma tahan. Siis sa oled valmis tegevusse liikuma. Aga mis on see, vaata, et ma tahan, aga ma ei usu, et ma võin saada. Mis siis teha? Sest tihti seda tuleb ka ette. Võta omale hea. Mina ütlen alati, kuidas edu saavutada ükskõik mis valdkonnas? Kui sa tahad heaks juuksuriks saada, mine profi juuksuri juurde tööle või õpipoisiks. Küsi, kui palju ma pean sulle maksma, et sa mind õpetaksid? Aga kui raha pole? Siis küsi, mida ma saan teha, et koristad, teed, värvid, lagesid, ma ei tea. Midagi ikka saad teha seal salongis selleks, et ta oleks valmis sind õpetama. Ehk et paku talle midagi vastu, mille eest siis tema annaks sulle vastu. Kui sa tahad saada heaks videograafiks, sa võid minna kooli õppima või sa lähed kõige parema videograafi juurde ja õpid, kuidas teha. Kiirem tee on alati minna praktika juurde, kes oskab seda teha. Kui minna teoreetikute juurde õppima, kuidas seda teha. Karmo, räägi natukene sellest miksist ka, sest see kõik pilt on mingi õudselt vahva, aga kui seda miksi ei ole, no miks ma tahan neid asju? Kuidas ma selle miksini jõuan? Enamus inimesi, tegelikult me oleme ju kuulnud, oi, mul on eesmärk, või siis ütlevad inimesed, mul on unistus. Nad ajavad kaks asja täitsa sassi. Unistus on see, et ma istun kodus, lõikan omale neid vision board'e, mediteerin. Mul on unistused. Unistus muutub eesmärgiks alles siis, kui sa ütled, jah, ma olen võimeline seda tegema, jah, ma olen valmis seda tegema. Ehk ma olen valmis tegevusse ka liikuma. Mitte istu ainult teleka ees ja vaatan 8 tundi päevast telekat, siis 2 tundi mediteerin, siis vaatan jälle edasi telekat. Ja mis on tegevused, mis viiksid sind sinna? Mina ütlen alati, et kui ma tahan minna, ma ei tea, Pariisi näiteks autoga, mis ma teen? Ma kõigepealt mõtlen selle peale, ma tahan minna. Siis ma ütlen, tegelikult see Eiffel torm mind ei kõneta. Ma tahaks teed Barcelonasse minna, Sagrada de Familia. Okei, lähme siis hoopis sinna. Nüüd ma otsustan ära, et ma sinna tõesti tahan minna. Ma olen nii emotsionaalselt seotud. Nüüd ma hakkan koostama tegevuskavasid. Kuidas sinna minna, kus ma peatun öösel, vaatan ööbimiskohad võib-olla välja, teen omale, kui sa tahad kalkulatsiooni teha, et palju mul midagi maksma läheb, et palju mul reisi eelarve üldse tuleb. Ja sa teed sellised tegevuskavad, plaanid, ja nüüd sa ütled, ma lähengi, istud autosse ja lähed. Sest nii kaua, kui sa kodus seda plaane teed, mitte midagi ei juhtu ju. Ja kes on kasutanud autos Waze'i või Google Maps'e, nad ei hakka ennem juhendama sind, kui sa hakkad liikuma. Ütle, kuhu sa tahad minna. Et sa pead Waze'i sisse panema sihtkoha. Ja nüüd, kui sa nüüd, ütleme, et ma tahan, 10 miljonit, inimene ütleb, ma tahan 10 miljonit. Nüüd ta kirjutas sinna Waze'i sisse, aga liikuma ei hakka. Seisab koha peal. Ma tahan 10 miljonit. Siis ta ei saa ju seda ju. Tegelikult need inimesed on õnnelikult siis, kui nad saavad eneseteostust. Me vajame eneseteostust. Ja kui ma töötan ühes ja samas ettevõttes ja ei arene mitte üheski suunas, mul võivad olla kodu, maja asjad, ma olen rahul olematu tegelikult. Kuidas saab inimene aru, et see rahul olematus on tõesti tema sees olemas, sest mõni võib selle nii-öelda tõlgendada, mis ma ikka virisen või et sa hakkad neid silte panema külge, mis on ühiskonnast just antud, et pigem siis vait olla edasi teenida, aga et mitte seda rahul olematust niimoodi välja elada, et tõesti tegudele asuda midagi muud valida. See ongi jälle mulle väga meeldib see Napoleon Hilli raamatika, mõtlemas muutes rikkaks. Ja ta ütleb väga lihtsalt, on üks asi või üks tegevus, mis lahendab kõik probleemid millisekunditega, see on otsus. Ma teen otsuse, et minust tuleb edukas inimene, minust tuleb oma ala valdkonnas ekspert, mitte lihtsalt, et ma käin tööl selleks, et raha teenida. See on üks võimalusi raha teenida, aga kõige kehvem võimalus. Sest kui sa teed midagi sellist, mida sa ei armasta, see paistab välja ju. Sa lähed riidepoodi ja inimene lihtsalt istub seal ja on oma Facebookis kuskil või ma ei tea. Miks sa lähed sinna tööle, kui sa ei taha seda tööd teha? Aga see ongi see otsustamatus, vaata. Ta võtab vastu esimese ettejuhtuva töö, kus teda võetakse. Aga ega sealt ei tule vastust, et issand, ma armastan seda, mida ma teen ja ma tahan iga päev paremat teenindust anda olemasolevatele klientidele. Palka inimesi hoiaku järgi, mitte teadmiste järgi. Mina tahtsin olla alati parimuna. Selles mõttes, et ma tahangi ennast tõestada ja anda ennast parima. Ma leidsin alati lahendusi, mitte ei leidnud probleeme. Aga kuidas siis teha enda jaoks see teekond,
see 8-5 ka selliseks, et see on tõesti seda raha väärt, et sa seal oled. Mina küsikski inimese käest niimoodi, et miks sa sinna lähed, otsi midagi muud, kui sa tahad olla keevitaja, mine keevitama ja kui sa tahad olla kondiiter, mine kondiiteriks. Ja kui sa teed seda parimal võimalikul kujul, sind märgatakse. Sul pakutakse tööd või tuleb keegi ja ütleb, et kuule, teeme oma ettevõtte, et sulle nii sobib see, et mina võiksin juhatada, sina võiksid neid asju teha. Sulle pakutakse võimalus, sa pead andma parima võimalikul kujul tegema oma tööd praegu seal, kus sa oled, mitte, et ma käin lihtsalt vingus näoga ringi. Vaata. Parim võimalik asi, mine ülemuse juurde, ütle, lase mind lahti. Aga no näiteks, me vaatame isegi praegu ka haridussüsteem on väga kehvas kohas omadega. Mida siis saab teha näiteks õpetaja? Et ta tõenäoliselt ei ole väga hea mõte, et laske mind lahti, aga et mida veel saab teha, mis sisendit juhtidele anda? Mõtle ise endale, miks ma seal käin üldse seal tööl? Kas see tõesti ma käin siis ainult rahanumbri pärast või? Mõtlen, et see on kõige halvem moodus raha teenimiseks. Ja mina ütlen niimoodi, kui sa ei võta riski, siis sa riskid kõigega tegelikult. Inimene, kes loobub oma vabadusest, turvalisuse nimel, loobub tavaliselt nii turvalisusest kui vabadusest. Et see on nii hea ütlus, et kui sa ei riski millegi, siis sa riskid kõigega tegelikult. Võta see risk ja liigu edasi järgmise ametikoha juurde, õpi ära. Ja sa ei ole ju mingisugune tammepuu, mis on maha istutatud. Sa saad liikuda, sul on jalad all. Just. Või väljenda, mida sa vajad ja kui sa näed, et siis ta ei saa, siis sa teedki selle otsuse. Loomulikult igas ettevõttes, igas ka koolide süsteemis ma olen näinud neid, mina nimetan neid mammutiteks, kiviajast pärit, ei ole nendel mingit avatud mõtlemist, vabandust, kui on siin mõni koolijuht vaatab, aga olge avatud, viige uusi õppeaineid nagu mõtlemine, loov kujutlusjõud ja selliseid asju peaks hakkama kasutama, mitte nagu, et tambin sulle pähe, siis kontrollin, kas sa suutsid meelde jätta. See on ainult siin, me toimetame ainult siin. Tambime pähe, kontrollime 1 või 2 pärast, oskad. Aga kuidas see sinu elu mõjutab? Mitte kuidagi. Või kuidas sa seda elus rakendab päriselt? Siinus, koosinus, tangens, millal sa viimati kasutasid? Maatriksid, integraalid? Tuttavad sõnad. Jaa. Ole kuulnud kuskilt, jah. Et tegelikult ei kasuta, et meil õpetatakse väga palju asju siia pähe tuupima. Ja siis meid hinnatakse selle järgi, mis me oleme meelde jätnud. Just. Nii et, aga otsus. Siin on sul kirjutatud ka uskumused. Räägime mõne sõnaga ka uskumustest. Et rahauskumus, et stiilis ongi pole vaja või juba liiga palju või kuskil on lagi või ka uskumus, et ainult rahas ongi õnn, see võib ka vastupidi olla. Ava natukene neid kohti. Mina ütlen, et mulle väga meeldib see definitsioon. Edukas inimene on see, kes teab, mida ta tahab ja iga päev aina paremaks muutudes liigub selles suunas. Minu sellega kokku võetud ka edu tegelikult, et edu ei ole see, et sul on raha pangaarvel, sa võid selle homme kaotada, aga kui sa nagu töötad millegi nimel, mis on nagu silmas ära parev ja kogu aeg muutud paremaks, siis raha tuleb alati tagasi. Mulle väga meeldis, kui Bob Proctor ütles ühel Toronto koolituse, andke mulle $100 ja visake mind maha ükskõik millises maailma otsas ja ma garanteerin 3 kuu pärast olema miljoni rikka tagasi. See on see sisemine veendumus ja kindlus, et ma saan kõigega hakkama võtta. Ma ei pea pabistama, kas mul on raha või ei ole raha, ma tean, ma nii oskan raha teenida. Aga inimesed ongi, miks nad hoiavad kramplikult rahast kinni, tegelikult on see, et aga kus seda juurde tuleb? See on ju kindel kuupäev, vaata, kus juurde tuleb. Aga samas on sul iga päev võimalusi, mine internetti, kui sa käid, mina ütlen 8 tundi käid tööl, võtta omale pluss 2 tundi. 2 tundi on see, kus sa õpid mingit valdkonda tundma, ma ei tea, kauplemist, e-poe tegemist, sotsiaalmeedia turundust ja hakkab pärast teenust pakkama 2 tundi päevas. Mulle meeldib see, mis ma teen, ma olen arst, mulle meeldib inimesi aidata. 2 tundi päevas, kuna ma siit nii palju raha ei saa, kui ma tahaksin, 2 tundi päevas ma teen mingit muud asja, panen omal mingi, ma ei tea, poe püsti, mis müüb tooteid, automatiseeritud sissetulekuallikas. Aga inimesed ei mõtle selle peale. Nemad mõtlevad ainult 8 tundi. Selle eest ma saan, ma ei tea, 5 eurot, ma vist nii vähe ei tohi enam maksta Eestis, või saama 500 eurot, vahet ei ole tegelikult. Lõpuks on üks ja sama probleem. Küllastumine, sul ei ole rohkem tunde võtta. Mina ütlen alati, mulle väga meeldis, kui Bob ütles, et Karmo, ma näitan sulle, kuidas 4 tundi päevas tööd tehes võid teenida palju raha. Ma ütlesin, et sobib mulle, sest ma toon pere jaoks ka aega. Ja kui Napoleon Hill ütleb aastal 1937, et meie maailm ei tööta selle põhimõttel, et mitte midagi pakkudes saaksid midagi vastu.
ja ta ütlebki, et ma pakun oma tooteid ja teenuseid parimal võimalikul kujul, suurimal võimalikul hulgal, on ju. Tänu internetile on see tehtud nii hästi lihtsaks, on ju. Vanasti sa pidi üks-ühele kokku saama või kuskil mingid seminariruumid võtma, et teha seminari asja, on ju. Nüüd ma lähen internetti, ma jõuan 100 või 1000 inimesteni. Ja oledki oma toote kohe nende ees. Ja teine asi on see Henry Ford, vaata siis ongi SEO-sid, on ju. Mõtleski, et mul on iga nupu all oma spetsialist, on ju, kes oskab mind aidata. Sest teda taheti lolliks tembelda, ta anti kohtusse. Ei, tema andis ajalehe kohtusse, kes tembeldas teda lolliks, et ta ei tohiks üldse ettevõtet juhtida. Ja võitis, sest ta küsiski kohtuniku käest, et kas teie, seal oli küsimus, et mitu sõdurit sai surma vist mingisugust kuskil lahingus, ma ei tea. Henry Ford vaatas selle küsila juristil nagu otsa, kes küsis ta käest küsima. Armas kohtunik, kas teie teate, kas teil on kõrgharidus? Jaa, mul on 2 kõrgharidust. Kas teie teate, kui palju läks sinna? Ei tea. Siis see vaatab selle, ja miks mina peaksin seda teadma? Kas see mõjutab minu äriettevõtlust kuidagi? Ehk siis mõisteti väga kopsakas summa Henry Fordile välja, see ajalehe kahjuks. Et ennem kui kedagi tembeldad millekski, peaksid aru saama, mida midagi tähendab, vaata. Just. Ja väärtushinnangud, no anda mingid nimetusi inimesele, sa oled loll või sa oled tark, kuidas ma saan seda teha? Kellega ma võrdlen, on ju? Aga miks see siis on niimoodi, et need inimesed, kes on tublid, kes tahavad pingutada, midagi ära teha ja neile lihtsalt tekitatakse lagi ja tõmmatakse nad alla tagasi? Kadedus. Ta on ju minust madalam lauast, kuidas ta saab minust rohkem teenida? Kunagi Eesti krooni ajal üks väga äge ettevõte, ma ei hakka nime nimetama, aga probleem oli siis selles, et kontoritöötajad tõstsid lärmi, et miks müügimehed nii palju teenivad. Ja siis ülemus kutsus kõik kokku, ütles, et jah, müügimehed teenivad palju raha, sest nemad saavad protsendi pealt nagu teenistust, on ja ütleski, mina teenin ka vähem, minu palk on selline ja palun väga, meil vabaneb üks müügimehe koht 6 aja pärast, et võite kandideerida, kes tahab sinna minna. Sest kui meil müügimehi ei oleks, siis mul ei oleks ka raha teile millegi eest maksta. Kas kellelgi on veel küsimusi? Vaikus. Et see ongi see sama asi, et igas ettevõttes on 2 organisatsiooni, müük ja müüki toetav. Raamatupidamine, tootmine, see on kõik müüki toetav. Üks ei saa eksisteerida ilma teiseta, on ju. Aga nad, kui müük ei ole, mida ma siis toodan? Ma pean müüma ka seda ju. Just. Sa võid toota ükskõik palju tooteid, aga kui need laos seisavad, siis on lihtsalt kasutu kraam. Aga otsus. Otsus. Kuidas nüüd siis ikkagi jõuda selleni, et ma nüüd tõesti otsustan oma elus midagi muud teha ja ma otsustan julgeda vaadata ka sinna selle hirmu taha, et mis kõik justkui võib juhtuda, kui ma hakkan otsustama. Ma võin sul nii palju joonisid teha, ma võin terve õhtu täna rääkida. No võt. Nagu ma ütlesin, me saame valida mõtteid, on ju, valik. Meie sisse voolab kogu aeg energia, vägi, jõud, kuidas iganes me tahame nimetama. Mina jätan energia, kes ütleb Jumal, kes ütleb vägi, minul vahet ei ole. Ühesõnaga, me eksisteerime mõttemaailmas ja iga sinu mõte tekitab mingi muutuse selles. Kes on näinud filmi Liblike efekt, saab aru. Ja energia liigub sinu sisse ja sina valid oma mõtted. Sa valid kas positiivne või negatiivne. Enamus inimesed tänu oma paradigmal valivad negatiivsed, on ju. Ja ma peangi sellest aru saama, aga ma ei saa sellest aru, kui ma ei õpi. Ehk positiivsed mõtted tulevad, sest ma õpin. Aga need inimesed, kes on negatiivses maailmas, nendel puudub teadlikkus, nad ei viitsi õppida. Napoleon Hill jälle tsiteerides, edukad inimesed on moodustanud harjumused, mida edutud ei taha teha. Ma just vaatan, et sa kohe rõhutad seda õppimist, on ju, ja tõmbagi seda 2 peele ja vaata ka justkui alla, et oleks võinud kas 3 peed panna, et tõesti see õppimise komponent on nii oluline. Mitte lihtsalt niisama. Ma õpin. Ma õpin ennast tundma, ma õpin tundma maailma, kuidas maailm töötab. Universum, maailmaseadused, loomisseadused on olemas, öeldaksegi, et on 7 peamist universumi seadust, millele kõik tugineb. See on, ma nimetan paar ainult, põhjuse tagajärje seadus, law of cause and effect. Ralph Waldo Emerson ütles, et see on kõigi asjade alus, mida ma välja saadan, seda ma vastu saan. Kui me täna teeme katsetuse, et räägime positiivseid sõnu, me saame positiivseid asju. Räägime negatiivset, saame negatiivset vastu. Et seal ei ole saladust. Et see on ka tegelikult peegeldus. Just. Et näiteks, kui ma kirjutangi mingisuguse nõmeda kommentaari kuskile, see on tegelikult mulle peegeldus ise endale. Ja kui mõtled selle peale, et kui ma külvan ikkagi põllule
kaera või otra või nisu, siis ma saan vastu kaera, otra või nisu. Ma ei saa vastu porgandeid, noh. Et ma pean sellest aru saama. Ja nemad, kes seal ei viitsi saavutada tulemusi või ei taha, mina ütlen, et negatiivse mõtlemisega inimesed on ja nendel puudub teadlikkus, teadmatus. Nad ei saa aru, kuidas maailm töötab. Aga see teadmatuse valik, kas see võib olla ka selline kaitse, et see on teatud mõttes mingi inimese kaitse, et ta on valinud olla teadmatu? Kui ma räägin praegu energiatest ja mõistusest ja mõttemaailmast, siis osad inimesed on ammu ära jooksnud ekraani eest, pole hullu. See on nende valik, nad on otsustanud olla teadmatuses. Sest kui inimene on koopas kogu aeg olnud, ja nüüd sa viite järsku ereda päikesega, et mis ta teeb? Paneb silmad kinni või läheb koopasse tagasi? Ja kui ta nüüd kuuleb seda informatsiooni, siis tal on ka 2 valikut. Ta ütleb, kui äge! Või läheb pimedasse koopasse tagasi, ütleb, nõme. See on valik. Ja kui ma õpin, siis mul tekib usk, et see on võimalik. Kui ma ei õpi, mis mul on mure, kahtlus, see on teadvuse tasandil, ma muretsen ja kahtlen kogu aeg. Nüüd see liigub siia. Alateadus. Ei saa valida. Alateadus. Ei saa valikuid teha, tekib hirm. Ehk kui ma valin positiivse, siis mul tekib usk. Kui ma valin negatiivse mõtte, tekib hirm. Ja mis juhtub? See peab väljenduma kuskilt läbi see hirm või usk. Ja see on keha. Hirm, madal sagedus, usk, kõrge sagedus. See on nagu sa kuuleksid kas, ma ei tea, klassika raadiot või power hitte või siis ma ei tea, mis seal veel on 88, mingi megahertsi ja mingi raadio. Madal sagedus. Tahad nüüd powerit, see on mingi 1102 midagi. Huvitav, et vaata, et tegelikult see sageduste maailm ju käib ammusest ajast kaasa. Ja nüüd ongi, kui mul on kogu aeg hirm, siis mul tekib ärevus, ärevus. Ja kui palju on praegu ühiskonnas ärevust ja justkui võikski vaadata võib-olla sellest tegelikult, kohta. Kõik see, mis praegu toimub, ma ei taha seda teemat käsitleda, aga kõik see on see, mis põhineb sellel. Meid hirmutatakse, sest kui võtta kätte 2 raamatut, üks on Saatanat paljastades, siis me saame täpselt aru, mis praegu toimub maailmas. Ja teine on Napoleon Hill, seal taga on 6 hirmutonti. Ja ta ütleb, et on 6 põhilist hirmu, ma ei hakka neid kõiki nimetama, ütleme 3. Surmahirm, kriitikahirm ja vaesuse hirm. Ja nendega on viimased 2 aastat manipuleeritud ikka oi kui ägedalt. Mina ütlesin, kui see asi hakkas pihta, mõtlesin, et nüüd mul äri hakkab kasvama. Ja kasvabki. Ehk see on jälle valik, vaata. Mina tegin valiku. Sina tegid valiku. Kasvab. Just. Ehk see ärevus kandub edasi, tekib stress. Pidev, madalalt sagedus olemus. Tekivad haigused. Kui sa jätkad sellele lainel, tekib surm. Ega siis ilma asjata... See ongi see täpselt see ja siis on see... Ega ilma asjata öelda, me võiksime haiglaid teha 80% vähemaks, kui me õpetaksime inimestel mõtlemist. Aga mida meil tehakse? Meil ehitatakse haiglaid juurde. Järjest suuremaks ja koledamaks. Sest tegelikult ühiskond ise tekitab negatiivsust, haigusi, stressi, ärevust. Ja kui me oleme siin pool, siis me hakkame uskuma asjadesse. Tekib heaolu tunne, meil on hea olla, see on väga kõrge sagedus, tekib kiirendus ja asjad hakkavad kiiremini juhtuma. Ma arvan, et kõik on kuulnud tänulikkusest. Sul hakkab kiire, see on otseselt mõttes, kõik tahavad sind aidata hirmsasti. Ja sa saavutad oma tulemusi mängleva kergusega, sest sul ongi kerge olla, kergus. Aga need inimesed, kes punnitavad nii, et veri ninast väljas, need töötavad tegelikult selle maise poolega. Tegelikult inimene eksisteerib korraga 3 tasandil. Vaimne, intellektuaalne ja füüsiline. Ja tulemused tulevad ülevalt alla. Aga inimesed keskenduvad siia. Ma tahan paremaid tulemusi, ma teen rohkem tegevusi. Sa pead hakkama mõtlema paremaid mõtteid. Mis need paremad mõtted siis on? Ma elan külluses, mul on 1 miljon pangaarvel, mis iganes sa tahad. Kas seega, et ma saan rikkaks, mitte ma ei karda seda sõna? Karmo, kas sina mingil hetkel otsustasid, et sina saad rikkaks? Ei, no mul oli ka rikkuse teemaga oli ikka probleeme, vaata, et... Ja mis probleemid sul olid?
kui rikkus, no kuidas ma saan nii palju teenida, vaata. Aga siis ongi, rikkus on hea, ma saan palju head teha. Raha ei ole ei hea ega halb, raha lihtsalt on. Raha toob sinust välja selle, kes sa tegelikult oled. Selles mõttes, et kui sa oled vabandust väljendust essu pea, siis sa muutud veel suuremaks essu peaks. Ja kui sa oled väga hea inimene, siis sa teed rahaga palju rohkem head. Ehk raha on nagu võimendi. Inimesed, kes räägivad rahast ja ei saa, ütlevad, raha pole oluline, nad ei saa aru, mis asi see raha on. Raha on energia. Raha ei tule sinu juurde, kui sa ütled, et raha pole mulle oluline, nagu ennem ütlesin, vaata. Mine naise juurde, ütle talle iga päev, et sa pole mulle oluline, vaata, mis juhtub. Ja mine karju poemüüja peale, vaata, kas see poemüüja sulle ütleb, oi aitäh. Et kas see tegelikult võibki olla, ka see enda rikkuse väljaandmine võib ka väga lihtsates asjades peegelduda? Absoluutselt. Ära vaata endale kui kirstule, mida peab lukus hoidma, et ma pean kõik endale hoidma, vaid vaata endale kui andmise laekale, mida rohkem sa annad ühiskonda, seda rohkem sa vastu saad. Kas sa saad tuua mõned sellised lihtsad näited, et kuidas väga lihtsate peegelduste abil või lihtsate võtete abil, mingid praktilised mõtted, kuidas hakata katsetama seda, kuidas no mine koju ja tee oma elukaaslased iga päev siiras kompliment, vaata, mis juhtub. Kas suhe läheb arvemaks või paremaks? Ja mine restorani, ära oota, et ettekandja teeb sulle head teenust, pakub, anna talle jootraha ennem ja siis vaata, mis teenus on. Hoopis väga huvitav vaatenurk. Sest me ju anname selle järgi, mis ta teeb. Okei, sul on tuba külm, väljas on 20 kraadi külma ja sina istud ahju ees. Ma annan sulle puid siis, kui sa mulle sooja annad. Aga me läheme restorani ja ütleme, me anname sulle raha siis, kui sa meile head teenust annad. Täpselt sama asi. Sa ei saagi seda head teenust, sest nad juba vaatavad ihnena. Just, et kodus sa ka siis ikkagi kõigelt paned ja puud alla. Muidu sa annad. Ja. Ja kas siis või sa saad. isegi kaupluses ju ostad oma ostud ära ja tänad. Siiras kompliment on, ära võlts komplimentit hakka tegema. Ma vaatan, kuule, äge toss, ma ei tea, mis see on, aga jube lahe. Tee siiraid komplimente, et issand, kui äge, vaata, sul on juuksed täna teistmoodi või et vaata, kui ägedad kingad sul tõesti on läigivad, kus sa sellised said, on ja? Mõtlema, mida ma siis ütlen nüüd, noh. Et see on nagu võlts, vaata. Ja inimene tajub ära, kui on võlts. Ma arvan, et ka müügis on ju inimesed tajunud ära, vaata. Keegi helistab sulle, hakkab sul midagi rääkima. Sa juba mõtled, teda mulle midagi müüa, on ja? Sa paned toru ära. Ja teine on selline, tahab sind siiralt aidata. Hea küsimus, kui keegi helistab sulle ja ütleb, kas sa oled, Karmo, mõelnud, et sa tahaksid, et sinu telefoniarved on väiksemad? Loomulikult olen mõelnud. Andke mulle selle nime vale, ma kohe kasutan seda, vaata. Et ei hakka rääkima enda tootest, vaid küsib, pakub sulle abi, nii-öelda siirast abi, vaata. Ja sealt hakkabki see pihta, et mina ütlen alati keskendu andmisele, mitte saamisele, et ära proovi muuta seda siin. Muuda seda, alusta siit. Meil on intellektuaalsed võimed, kõrgemad võimed. Kujutlusvõime, arutlusvõime, mälu, intuitsioon, tahe ja vaatenurk. Me saame seda muuta. Kuidas me sellest saame muuta? Hakkad mõtlema selle peale, mida sa tahad. Esimene samm. Number 1. Mõtle. Ära ole see autopiloodil olev robot. Mina ütlen alati, tee zombitest. Inimesed küsib, mis asi zombitest on? Võta oma erinevad eluvaldkonnad, tervis, suhted, eneseteostus, finantsid on ja sa võid sinna veel panna juurde. Ja vaatab 10 punkti skaalal, kui sa teed sellise, nagu öeldakse, eluratta, vaata, ja paned siia erinevad valdkonnad, ütleme raha on ja suhted, ma ei tea, eneseteostus, tervis, siia saad veel panna nii palju, kui tahad, on ja siin on 1 ja siin on 10. Tee omal selline hinnang, kus sa oled oma nagu olukorras praegu. Ja kujutan ette autoratast, kui sul ma ei tea, rahaasjad on siin, on ja suhe on siin, eneseteostust vaevalt, et sul selle hetkel on ja tervisega on ka ilmselt tuksis, on ja jube laperguna ratas näeb välja, oled sa nõus? No jah. Proovi sellisegi sõita, kui sa paned oma autol alla. Ei õnnestu hästi. Täpselt selline ongi enamus inimeste elu. Sest nendel ei ole tasakaalu. Miks ma panin oma firma nime Balanced Life, ongi tasakaalus elu. Et ei ole ainult töö, ei ole ainult raha, ei ole ainult, ma ei tea, et ainult tervist. Kõik peab olema paigas, vaata. Just. Et see on nagu see kõige alus ja kui inimesed saavad lõpuks aru, et fookuse peab panema siia.
Goethe ütles, sa ei saa seda, mida sa tahad. Kui sa tahad olla rikas, sa ei saa olla rikas, kui sa ei ole mitte midagi väärt. Tead, mul tuleb nagu väga huvitav selline pragmaatiline mõte pähe, mis võib ka olla paljude inimeste peal, peas, et ega need paljad mõtted mulle seda vorsti sinna leiva peale ei too. Sa pead tegema ka. Just, et räägime nüüd täpselt nii, et mis on need esimene asjad, ma mõtlen, ma tahan kõigepealt otsustada. Ma mõtlen, ma valin välja, üks asi, ma soovitaks valida ühe asja, teine, pane tunne taha sinna, see peab olema midagi, mida sa väga-väga tahad. Ma usun, et kui sa auto kunagi ostsid, sul oli selline mõnus tunne, ma tahan seda, ja sa läksid ja leidsid need lahendused, võtsid võib-olla liisingu, tegid suurema sissemakse, mis iganes sa tegid. Aga sa said selle auto, mis sa tahtsid. Aga selle taga oli tõenäoliselt ka see, et miks ma tahan seda? Vahest ei pea olema üldse. Ma lihtsalt tahan seda, ma mäletan oma auto osta, ma lihtsalt tahan seda. No just, et võib ka olla lihtsalt nii lihtsalt, aga lihtsalt see tunne ja see sisemine jõud on seal. Et ega siis ilmaasjata Napoleon Hillgi ütle, kes 25 aastat uuris inimesi, küsitles edukaid inimesi maailmas. Ta jõudis järeldusele, et küsitledes rohkem 25 000 inimest, kujutad ette või, aastate jooksul. Peamine ebaedu põhjus oli see, et ei suudetud teha otsuseid, mida nad tahavad. Mis on need praktilised sammud, et otsustamaks seda, mida ma päriselt tahan? Mõtle. Jälle ma tulen selle Jälle ma pean mõtlema. Vastik asi. Iga siis Henry Ford ilmaasjata on öelnud, et mõtlemine on kõige raskem töö ja sellepärast nii vähesed inimesed seda teevad. Et kui sa õpid mõtlema teatud kujul, sinu tulemused hakkavad automaatselt paranema. No just, nii suhetes, palgas, kõiges. Igal pool. Absoluutselt. Absoluutselt. Sirje Männa, kes mul on coachingus olnud mitu aastat, ta oleks võinud pensionil olla ära elada oma 400 euroga, aga tema valis teha omal ettevõtte. Ja nüüd ta elab oma unistuste elu. No just, väga kihvt pension, heas naisterahvas. Aga miks ta tuli su juurde? Sest ta ütleski, et ma olen millekski enamaks või, ma tahan midagi enamat. Ma küsisin, mida sa tahad? Ma istusin mitmeid tunde maas, ma küsisin, mida sa tahad? Ja lõpuks ta tegi, ma tahan olla seda juustuplooja frantsiisi, ma ütlesin, aga palun, võta siis. Ja see ei käi nii lihtsalt, muidugi ei käi, suhtle inimeste, kelle käes on frantsiisi õigused, küsi palju see maksab, tee uuringuid. Aga samas ta pidi ka selle ostma, kuidas ta siis oma 400 eurose pensioniga sai selle frantsiisi endale osta? Võttis laenu, sest ta enda, see, kes laenu andis, ütles ka, et siis silmad säravad järelikult, sa teed selle ära, Et sa usud sellest, et sa oled otsuse teinud. Mina võtsin ka laenu selleks, et Bob Proctorile maksta, et ma saaksin üldse õppida seda asja. Mul ka raha ei olnud sellises koguses, kohe kindlasti vedelemas kodus. Aga ehk, et sa võtad ka laenu niimoodi, et sa tead, et see ei jää sulle nii-öelda selleks kirstunaelaks, vaid et sa maksad selle tagasi, sest sa oled endas nii kindel, et see ei jää sulle. Enesekindlus, vaata. Ehk me mitte ei julgusta inimesi võtma laenu, vaid andma jõudu, millega alustamiseks. Mitte tarbimislaenu, ärge palun juba, et seda tehke, vaid ainus koht, kui ma soovitan investeeri kõigepealt ise endasse, et endast aru saada. Ja siis hakka tegema ettevõtet, et sa lood ettevõtte õigetel alustel. Ma usun selle ettevõtte edukusse. Ma teen kõike, mis on vaja selleks, et seda saavutada ja ma teen selle ära. Et siis ma hakkan ostma omal kontori sisustust ja ma ei tea, tootmisettevõtteid asju. Ennem sa pead sellesse uskuma, et sa teed selle ära ka. Mitte, et ma lähen ja proovin ja vaatan, mis saab. No kui sa lähed vaatama, mis saab, tavaliselt midagi väga palju ei saa. Ehk see tegevusplaan võib olemas olema, et kui sa lähed need rahastusvõimalusi, siis vaatama. Sa peadki mõtlema, et mida ma siis teha tahan. Sa pead silmad särama hakkama, vaata, kui sa hakkad tegema midagi. Olgu see, ma ei tea, põrandaplaat või mis iganes, viimistleja või kokk või kondiiter või keevitaja, vahet pole. Peaasi, et sul silmad säravad, kui seda teed. Just. Sest maailm töötab sageduste peal. Enamus inimesi on kuskil sellised neutraalsed, ei ole nad positiivsed ega negatiivsed, nad lihtsalt on. Oled näinud küll neid. Siis on teatud inimesed, kes on hästi negatiivsed. No ütleme sappi täis kohe kõvasti. Kibestunud ja pettunud ja las nad olla. Ja siis on inimesed, kes liuglevad läbi elu. Nad justkui mitte midagi ei tee, aga kõik sujub, oled näinud neid. Ja siis on see sina siin kuskil. Mina ei tea, sina või mina, vahet ei ole. Ütleme keegi, tavaline Eesti inimene, kes ei suuda otsustada. Täna tal on hea päev, sest ta sai palka. Nüüd ta maksis maksud ära, tuju läks halvaks. Keegi tegi komplimendi, tuju läks heaks. Keegi tegi kirustada, tuju läks halvaks. Ja niimoodi ta käib üles alla oma emotsioonidega. Kui Albert Einstein ütles, kõik on energia
ja ühte selle energiasagedusega, mida sa tahad saada, on ju. Millise sagedusega ta ühtib siin? Kui need on kõik erinevad sagedused. Ta ei ühti ühegi sagedused, ta on väga emotsionaalne, reageerib kõigile asjadele, keegi ütles talle midagi ja sealt tuleb välja ja et rusikas ei tule mängu, aga tuleb sükest. Ja kui see inimene siin, ta oskab vastata, sa lähed, ütled talle midagi halvasti, ta huvitav, miks sa nii arvad? Siis ma mõtlen, et talle jätame õigus, miks ma nii arvan, ma ei teagi. Ja ta ütlebki, et ta on eessumagnet ja ta tõmbab seda juurde, vaata. Mida sa endale kinnitad, seda saad ja afformatsioonid, on ju. See on hästi oluline teha otsus, kui sul on eesmärk jõuda, ma ei tea, ütleme, et see on siis, ma ei tea, 1000 eurot, kui me räägime rikkusest. Ja siin on 10 000 eurot. Ehk et see just on nagu sinu see nullpunkt. Ja see on sinu hetke sagedus, hetke tulemus, mis sul on. Mis iganes see summa on, pane sinna kirja. Ja siis siin on mingisugune, ma ei tea, 500 euro inimene. Mitte paha pärast, aga need on tavaliselt on negatiivsemad. Huvitav küll, miks. Ja need 10 000 euro inimesed on tavaliselt positiivsemad. Sest nendel on elus lihtsam. Ja nüüd, kui sina oled siin ja teed otsus, et see on see koht, kuhu ma tahan minna, siis see on hoopis teine sagedus. Hakkad tagasi minema. Sa käid enesearengu raamatuid loed, ma toon näite siia või käid kuskil koolitusel, konverentsil, seminaril. Sa lähed sinna, sa tunned, et sa oled kõigeks võimeline, ma võin vallutada maailma. Aga ta otsust ei teinud, et ta vallutab maailma. Ta läheb ära sealt. Nüüd tulevad need 5 lähimat sõpra mängu. Ja läheb 7 päeva mööda. Ja ta on tagasi samal sagedusel. Oleks ta nüüd ümbritsenud ennast nende 5 ägede inimesed, kellega ta sai tuttavaks seal konverentsil, seminaril. Ta oleks juba väga teisel sagedusel. Ja 6 aja pärast oleks tal sissetulek hoopis teine. Ma ei tee seda otsust ära. Ma teen selle otsuse siis, kui ma raha saan. Siis kui. Selleks, et teha otsust, pole vaja raha. Raha on vaja pärast otsust. Just, et siis sa oled otsinud neid rahastusvõimalusi. Ma teen otsuse, et ma ostan auto või ma ostan kodu või ma ei tea reisi. Ma teen otsuse ära ja nüüd mul on vaja vahendeid, et seda teha. Aga enne kui ma ei otsusta, ongi, ma saan hakkama selle vana autoga ja mul sobib see kodu ka ja miks ma peaksin sinna reisile üldse minema, tegelikult on Eestis ka tore ja et tegelikult inimesed valetavad endale nii kaua. Kuule, räägime endale valetamisest. Nad valetavad endale iga päev. Et tegelikult inimesed nad on olnud ebamugavustsoonis sellel madalal sagedusel nii kaua, et see on muutunud mugavaks. Just. Ja nad ei taha sealt välja minna enam. Ja nad leiavad väga palju valesid iseendale, et seal madalal sagedusel edasi püsida. Sa ei saa muuta olemasolevat paradigmat võideldes sellega või olemasolevat reaalsust ehk sinu elu, on ju. Sa lood uue reaalsuseks, sa hakkad mõtlema sellest, mida sa tahad. Ja läbi selle, et sa keskendud sellele rohkem, ainus asi, mis saab kasvada, on see, mille sa annad energiat, on ju. Siis sa keskendud sellele, mida sa tahad, sa annad sellele rohkem energiat. Vana, millel sa ei anna energiat, sureb ära. Ehk kui sa paned 2 taime ja ühel annad kogu aeg energiat, annad kaastad, annad päikest, teise katad kinni, kile alla, vett ja annad, ta sureb ära ju. Et mis on need esimesed sammud, mida nüüd siit sellest punktist või isegi kui olla siin, eks, et mida siis nüüd tegema hakata? Siis me võime siin lõpmatuse arvu numbrit kirjutada, me võime siin miljoni ka kirjutada. Just, mida nüüd siis teha? Sa pead looma nagu suure mõtlemise. Sa pead hakkama uskuma sellesse, et sa oled võimeline saavutama enamat, kui sa oled. Sest ainus asi, mida sa pead tegema tegelikult, ega see eesmärk, kui sa paned siia 10 000, see on lihtsalt nagu selle number. Tegelikult sinu eesmärk on see, et sa pead muutuma paremaks inimeseks, selleks, et saada sinna. Sa pead pakkuma rohkem väärtust ühiskonda, selleks, et inimesed tooksid selle raha sinu kätte, siis sa saad raha ju. Hakka mõtlema selle peale, mida sa tahad, ja järgmine samm on, kuidas ma saan selle realiseerida. Ja mine erinevatel koolitustele, seminaridele, kus räägitakse raha teenimisest. Kui inimene midagi väga tahab ja ta usub, et see koolitus muudab tema elu, nagu mina ütlesin, ma müüsin midagi maha, ma ei mäleta, mida see oli, aga ma sain 147 eurot, on ju. Ma müüsin maha, sest ma uskusin, et see muudab minu elu. Ja kui ma läksin New Yorki, siis ka kõik ütles, et see pole võimalik, et sa saad Bob Proctorit kokku, ma ütlesin, ma saan selle maha kokku. Ja ma mäletan, kui me läksime temaga koos, lendasime LA-sse veel, tema lennukiga, siis see oli vist teine päev, kui tema sekretär tuli siis minu juurde, kuule, et Bob on ajakavast maha jäänud, et ilmselt sina vist lavale ei saa, mõtlesin, ma saan. Mis mõttes ei saa, ma tulin siia Eestist, siis ma teadsin, et ma saan siia lavale ja Bobiga koos, ja nüüd sa ütled, et ei saa, ma saan. No ja läks minema, Bob tuli lavale, räägib seal ära.
Karmo, oled sa saalis või? Mõtlesin, et jah, tule siia lavale. See oli nagu põhimõtteliselt reaalselt 5 minutit hiljem, kui ma olin rääkinud selle sekretäriga, siis ma läksin lavale, rääkisime asjad ära. Siis pärast, kui ma alla tulin, siis see tuleb minu juurde seal. No jah, tundub, et sa jagad seda materjali rohkem kui mina. Et temale pole niimoodi küll. Ja, et sa ütledki, et ma saan, mis mõtte siis saa nagu. Ja Bob tuleb lavale, ma ei rääkinud temaga midagi, aga ma ütlesin nii resoluutselt välja. Ja kuna me oleme kõik seatud omadega, siis tegelikult tema korjab selle energia üles. Just. Ja see ongi see, et me peame hakkama aru saama, kuidas maailm töötab. Mina ütlen alati, et õpi ära loodusseadused iseennast. Ja sa võid luua mida iganes sa soovid, aga võtta aega, et õppida. Ja mina ütleks, et mõtle esimene kõige praktilisem samm kohe, raudselt igal ühel on 15 eurot olemas, isegi kui ei ole, leiab selle kuskilt, viib põrsast raha ära ja kogub taarat. Osta oma raamat mõtlemist muutus rikkaks. Seal on 13 praktilist sammu, kuidas rikkus koguda. Ja tõesti, ma olen teinud selle kohta meistriklass, ma olen teinud 3 kuud vist koolitasin inimesele raamatu põhjal. Ja osad tegid sellise hüppe edasi, need on mega ettevõtted tekkinud. Aga see ongi see, et ma pean muutuma selle ideega nii emotsionaalselt seotuks, et ma lähen tegevusse. Ja ainus asi, kui sa loed raamatut, küsi, kuidas ma saan seda rakendada oma ellu. Sest kui sa ei küsi seda küsimust, sa ei rakenda. Asja võlu on ju see, et ma saan aru saamine tuleb õppimisest, ja nüüd ma rakendan. Ja võib-olla mõnel läheb ka aega, nii nagu minul 10 aastat, et aru saada, et see on tegelikult väärtuslik informatsioon, et keegi kratsitud DVD kingib, et võib-olla ongi õige värk 10 aasta pärast. Ehk me oleme, mina ütlen alati, õpetaja tuleb sinu juurde siis, kui sa õpilane on valmis. Ehk kui sa ise tunned, et sa ikkagi tahad kasvu, siis küll see õpetaja ka tuleb sulle välja. Sa lihtsalt pead haarama 2 käegedest võimalusest kinni, et ära jää ootama, et keegi teeb sinu eest ära. Sa pead võtma täieliku, totaalse vastutus oma elu eest. Ma vastutan oma suhete eest, ma vastutan oma äri eest, ma vastutan oma sissetuleka eest, ma vastutan oma kehakuju eest, ma vastutan kõige eest. Ja kui ma ei ole millegagi rahul, siis ma hakkan tegusid tegema seal sees, et jõuda sellesse punkti, et endasse rahulolutunne kasvaks. Absoluutselt. Just. Ja ma arvan, et need piisavalt on igasugused koolituse asju, aga mina ütlen, et vaata, et sa enne kui sa lähed koolitusel veendu, et see inimene elab seda elu, mida sina tahad elada. Just, ja sellepärast, Karmo, ma just väga tänangi siin südamest, et sina tulid, kes sina seda elu elad, kes sa tegelikult oled jooksnud 0-st 100-ni oma otsustega. Aitäh sulle! Palun!